No nii, tervist kõigile, et nagu siin eelmise sessiooni lõpus oli küsimus, siis mina olen Eesti Energia kontsernis selle kõige seksikama äri juht. Ja mis siin salata, seksikas ja kiiresti arenevad no küll. Ennist, kui me siit just ruumist välja läksime, siis üks mu kolleegidest ütles, et milline suurepärane ilm. Mille peale ma ütlesin seda, et ei ole suurepärane ilm. Suurepärane ilm on siis, kui päike paistab, on külm ja kõvasti puhub tuult. See on taastuvenergeetika jaoks ideaalne ilm. Aga okei, me toodame energiat ka päikesest, nii et päike sobib meile väga hästi. Millest ma täna räägin? Minu esitluse peamine fookus on siis tuuleenergeetikal ja tuuleenergeetika arengutel. Räägin natukene trendidest nii Euroopas, räägin ka sellest, mis Eestis on juhtunud ja mis meid ees ootab. Räägin sellest, et millised on võimalikud muutused tehnoloogias tuuleenergeetikas, kuna tänane päev ka tegelikult ju keskendub efektiivsusele ja efektiivsus on kindlasti üks tuuleenergeetika märksõnasid tulevikus. Luban seda, et alguses kostitan teid päris paljude numbritega, sellepärast, et numbrid mulle meeldivad ja läbi numbrite on tegelikult võimalik lahti seletada kõike seda, mis selles valdkonnas on oluline. Et kõigepealt siis natukene taustainfot tuuleenergeetikast Euroopas. Et eelmisel aastal siis Euroopas installeeriti uusi energiavõimsusi kuskil 25 gigavatti, millest siis taastuvenergia võttis väga suure osa. Kokku taastuvenergia moodustas siis ligi 86% kogu lisandunud energiavõimsusest ja sellest pool või veidi rohkem kui pool tegelikult tuli tuuleenergiast. Et tuuleenergia jätkuvalt on väga kiiresti arenev taastuvenergia valdkond nii Euroopas kui ka globaalselt ja kui vaatame tuuleenergiasse sisse, siis jätkuvalt suurem osa tuuleenergeetika investeeringutest läks siis maismaa tuuleparkidesse, ligi 87% ja ülejäänud siis meretuuleparkidesse. Aga kui me vaatame nüüd natukene trende, et kus suunas siis tuuleenergeetika areneb, siis me näeme seda, et see kasv on olnud tegelikult aastast aastasse väga muljetavaldav. Et iga aasta alates viimastel aastatel ja ka prognoosid näitavad seda, et igal aastal peaks Euroopas siis lisanduma kuskil täiendavalt 12,5 gigavatti võimsust tuuleenergeetikas ja trend on siis selline, et tegelikult meretuuleparkide või meretuulikute osakaal siis tegelikult suureneb, kuni eelmisel aastal oli see kuskil 15% kogu lisandunud tuuleenergia võimsusest, siis aastaks 2020 on see juba 25% ja pigem see trend on jätkuv. Ja ennustatakse siis seda, et tuuleenergia peaks siis aastaks 2020 moodustama kuskil 16,5% kogu energiatoodangust Euroopa Liidus ja aastaks 2030 isegi kuni 30%. Nii et tegemist on väga kiiresti areneva valdkonnaga ja eelmise aasta lõpu seisuga oli siis Euroopas tuulevõimsus kuskil 160 gigavatti ja aastaks 2030 ennustatakse, et see number on juba 320 gigavatti. Nii et laias aastas võib öelda, et järgneva 13 aastaga lisandub siis teist sama palju võimsus, kui on tänaseks juba paigaldatud. Ja kui me vaatame kiirelt ka erinevate energialiikide lõikes, just taastuvenergia liikide lõikes, siis kõik prognoosid näitavad seda, et aastaks 2020 on tuuleenergiast saanud Euroopas kõige suurem energialiik, ületades siis senist liidrit hüdroenergeetikat, et aastaks 2020 siis ennustatakse kuskil tuuleenergia toodang on kuskil seal 480 teravatt-tundi aastas, mis on väga märkimisväärne number. Ja siin on täna ka juttu olnud sellest, et Euroopa riigid on võtnud endale erinevaid eesmärke või kohustusi siis taastuvenergia
osakaalu suurendamiseks kogu oma portfellis, siis siin on üks slaid, mis siis näitab 2020. aasta eesmärk, et Eesti on siis öelnud seda, et aastaks 2020 peaks siis kogu tootmises 25% olema taastuvatest energiaallikatest. Et siin me ei räägi nüüd praegu moment ainult elektrist, vaid me räägime siin kogu energiast. Kui me räägime ainult elektrist, siis Eesti eesmärk 2020, nagu te teate, on siis 17,6%. Ja eelmise aasta lõpuseisuga oli see 15,1%. Ma ei taha küll ennustamisega tegeleda, aga ma arvan, et see number on kergesti saavutatav ja nagu täna uudistes siis lugeda oli tõesti, eile siis Vabariigi Valitsus kiitis heaks ENMAK 2030, mille järgi siis tegelikult ambitsioonid on veelgi suuremad, et aastaks 2030 peaks siis olema 50% toodetavast energiast taastuvatest allikatest. Nii et juba seegi näitab seda, et tegemist on väga suure ja väga potentsiaalika valdkonnaga, et ütleme, selle graafiku pealt on väga hästi näha, et kes on sellised taastuvenergia uskumaad, need on Rootsi, need on Taani. Taani on isegi öelnud välja seda, et aastaks 2035 peaks kogu Taani energia tootmine olema siis 100% taastuvatest allikatest. Nii et see on väga ambitsioonikas eesmärk. Ja kui me nüüd liigume siit edasi konkreetselt Eesti peale, siis kiirelt mõned faktid, mis on teile kõigile tuttavad, et eelmise aasta lõpu seisuga oli siis Eestis 139 elektrituulikut koguvõimsusega ligi 310 megavatti. Eelmisel aastal küll toodeti natukene vaid 15% vähem tuuleenergiat kui aastal 2015, aga see oli siis peamiselt tänu sellele, et 2015 oli meil Eestis väga hea tuuleaasta. Samas on Eestis väga palju erinevas arengufaasis olevaid tuuleparkide arendusprojekte. Et maismaal ligi 1,5 gigavatti ja 2 suuremat meretuuleparki koguvõimsusega siis 1300 megavatti. Lisaks räägitakse siin ka võimalustest, mida soovitakse arendada täiendavalt kuskil 2600 megavatti. Nii et ka siit on näha see, et ka Eestis on rohkem see trend sinna mere poole. Miks, sellest ma räägin natukene hiljem. Ja kui me vaatame siis tuuleenergia nagu trende läbi siin viimase 10 aasta, siis on nagu selgelt näha, et viimastel aastatel pole väga suurt arengut toimunud just lisandunud võimsuste osas ja Eesti Energia osakaal siin kogu Eesti elektri või tuuleenergia turust on siis kuskil seal kolmandiku juures ja teistel siis 2/3. Ja eks see üks peamine tegur siin kindlasti on see, et see senine toetuste süsteem siis 600 gigavatt-tunni kohta, kus siis jagatakse taastuvenergia toetusi, ka väga ei ole soosinud seda kiiret arengut, sellepärast eks see supp muutub nagu lõppkokkuvõttes kõigi jaoks siis lahjemaks, kui turule täiendavat võimsust juurde tuleb. Ja Eesti Energial on siis täna kokku 44 tuulikut 4 tuulepargis ja koguvõimsusega siis 111 megavatti. Ja kui ma ennem rääkisin sellest, et liigutakse üha rohkem mere suunas, siis siin on üks kaart, kus on siis peal praegu olemasolevad tuulepargid. Ma väga vabandan, kui see ei ole võib-olla kõige ajakohasem, siin võib-olla veel juurde tulnud neid parke. Ja siin puuduvad nüüd siis need arendusprojektid, mis on erinevates faasides, ja siis on siin erinevate värvidega ära kirjeldatud ka tuuleolud, siis siit tegelikult on näha, et mis on need kõige perspektiivikamad piirkonnad Eestis, mis siin salatas, on siis Lääne-Eesti ja Eesti põhjarannik. Ja kui nüüd mõelda seda, et kus on täna need võimalused täiendavat tuuleenergiat toota, siis ma jätkuvalt ütleks, et need on Lääne-Eesti. Lääne-Eestis on siis tehtud 4 maakonna üldplaneering, kus on ka hinnatud võimalusi tuuleparkide rajamiseks, kuid seal tulevad juba mängu teatud kohtades ka sellised keskkonnaalased nõuded, mis ei luba või võimalda tuuleparke ehitada. Ja teine potentsiaalne koht on loomulikult Ida-Eesti, aga kus siis on teatud riigikaitselised nõuded, mis seavad teatud piirangud tuulikute ehitamiseks. Nii et ainukene loogiline samm siit edasi minna on kindlasti meretuuleparkide arendamise suunas.
aga eks meretuuleparkide arendamine seab ka omad väljakutsed, et projektide ettevalmistamine ja elluviimine on oluliselt pikaajalisem kui see on maismaa tuuleparkide puhul. Nüüd paari sõnaga ka Eesti Energiast, et Eesti Energia ajalugu ja ka tänane päev väga suuresti põhineb põlevkivil ja põlevkivist energia tootmisel. Et Eesti Energia on olnud väga tubli siin, et on suutnud sellest põlevkivist tegelikult uute tehnoloogiate kasutuselvõtuga maksimaalset energiat kätte saada, kuid väga vähesed tegelikult teavad seda, et Eesti Energia on ka üks suuremaid taastuvenergia tootjaid täna Eestis ja me ei räägi siin ainult tuuleenergiast, mis on minu teema siin, vaid me räägime ka siin biomassist, koostootmisest, nii soojuse kui elektri koostootmisest, me räägime siin jäätmete taaskasutamisest, me räägime päikeseenergiast, millega me hiljuti oleme alustanud ja mille osas on meil väga suur ootus tulevikus. Kuid siiski kui me räägime taastuvenergiast Eesti Energiast, siis lähiaastatel kindlasti tuuleenergia on see samas, mille peal see meie areng ja kasv põhineb. Et me oleme ju 15 aastat seda äri juba teinud, meil on olemas väga suur kogemuste pagas läbi kogu väärtusahela, alates siis projektide eelanalüüsidest, lõpetades siis projektide opereerimisega ja ka ütleme siis remonditeenuste pakkumise ja hooldusteenuste pakkumisega. Ja kui me vaatame nüüd tulevikutrende, siin ma tegin slaidi ja katsun rääkida siin nii Eestis kui ka tegelikult natukene laiemalt Euroopast ja tuuleenergiast, siis esimene selline väljakutse tervikuna on siis see, et kuidas toimub siis taastuvenergia, sealhulgas siis tuuleenergiale makstavate toetuste skeem peale aastat 2020. Seda nii Euroopas kui ka Eestis. Euroopas on tänaseks 7 riiki öelnud seda, et nad lähevad üle oksjonite süsteemile, kus siis see pakkuja, kes ütleb kõige odavama hinna, võidab selle pakkumise, siis enamik riike pole seda teinud ja tegelikult ka täna Eesti nende hulgas ei ole öelnud, milline saab olema siis see ütleme siis hinnastamise või toetuste maksmise süsteem alates aastast 2021. Et see on ühtepidi nagu loob teatud ebakindlust investeeringute tegemisel, aga teistpidi tuuleenergia areneb nii kiiresti ja tehnoloogia, millest ma ka natuke hiljem räägin, areneb nii kiiresti, et suure tõenäosusega tegelikult tuuleenergiast toodetud elektri omahinda alaneb aasta-aastalt. Siis teine oluline märksõna, mis puudutab just Eestit tegelikult on siis see, et nagu siin ühe slaidi peal oli näha, et viimased 5 aastat on see areng olnud suhteliselt tagasihoidlik uute tuuleparkide rajamisel, mis tähendab tegelikult seda, et siin 5-6 aasta pärast hakkab enamikul senistel tuuleparkidel otsa lõppema toetuste skeem, selline toetuste skeem ja ka parkide eluead hakkavad otsale jõudma, ehk siis küsimus on selles, et täna ei ole ka selgelt sellist raamistikku, vähemalt minule teada olevalt, et kuidas toimub siis olemasolevate tuuleparkide aladel siis uute parkide rajamine. Ehk siis, kui me võtame vanad tuulikud maha ja paneme nende asemele uued, kas selle jaoks on vaja täiendavalt läbi viia mingeid uuringuid, kas selle jaoks on vaja täiendavalt teha detailplaneeringuid ja nii edasi. Et see on selline koht, mis kindlasti vajaksin veel lähiajal ka või lähiaastatel siis selguse saamist. Siis maalt merele, millest ma olen siin juba mitmed korrad rääkinud, et selge on see, et see ei ole nüüd trend Eestis, vaid see on kogu Euroopas, et selge on see, et merel on tuuleolud paremad, merel on võimalik teha oluliselt suuremaid parke, et tekiks see mastaabiefekti investeeringu tegemiselt ja hilisemalt hoolduselt, et maismaal neid kohti jääb üha rohkem vähemaks ja ka see maalt merele on tegelikult trend, mis juhib kogu tehnoloogia arengut. Et hästi lihtsalt öeldes siis tehnoloogia areng on selline, et tuulikud muutuvad üha suuremaks. Et üks näide lihtsalt, et kuskilt jäi silma, et
kuskil 25 aastat tagasi, kui olid esimesed meretuulikud, mille kõrgus oli seal kuskil, masti kõrgus siis oli 35 meetrit ja rootori läbivõtt ka 35 meetrit ja võimsus oli kuskil 0,5 megavatti, siis täna me räägime meretuulikutest, mille võimsus on 8 megavatti ehk siis 16 korda suurem kui 25 aastat tagasi. Samas, kui me vaatame neid mõõtmeid, siis mõõtmeid ei ole kindlasti 16 korda suuremad, et nad ei ole 16 korda kõrgemad, et me räägime siin tuulikutest kõrgusega võib-olla kuskil 100-110 meetrit ja tegelikult rootori läbimõõt kuskil 165 meetrit. Nii et mis tegelikult näitab seda, et tehnoloogia on tänu tuulikute, ütleme siis mitte tehnoloogia, vaid investeeringud ja ka omahind per megavatt või megavatt-tund on läinud ja läheb kindlasti oluliselt odavamaks, kui ta senimaani on olnud. Ja see trend kindlasti jätkub. Siin suurimad tuulikud juba kindlasti on tulevikus kuskil 150 meetri kõrgused ja toodavad siis oluliselt rohkem elektrienergiat kui täna. Aga me ei räägi siin tegelikult ainult tuulikutest, me ei räägi ainult kolme labaga tuulikutest, et me räägime ka siin sellest, et väga palju arendatakse juba selliseid tehnoloogiaid, kus me ei saa isegi nimetada neid enam tuulikuteks, vaid on kuidas ma siis ütlen, on mastid, mille kaudu siis toodetakse elektrienergiat, räägitakse droonidest, räägitakse kahe labaga tuulikutest, nii et erinevaid kontseptsioone, prototüüpe on praegu juba igal pool üle maailma välja töötamisel. Nii et nagu ma alguses ütlesin, et tuuleenergia või ütleme siis taastuvenergia tervikuna, mina ei oska ennustada siin, mis on taastuvenergia tulevik. Ma tean seda, et taastuvenergia tulevik, nagu öeldakse inglise keeles, et taevas on ainult see võimalus, sky is the limit, et ma arvan, meil ettevõttena tervikuna tasub ja tulebki nendest võimalustest kõigist kinni haarata, mida taastuvenergia meile tulevikus pakub. Ja nagu ma ütlesin, et me ei tegele ainult tuulega, vaid me tegeleme ka teiste alternatiivsete energiatootmiste võimalustega. Nii et ma tahan teid tänada, see oli minu ettekanne ja olen valmis kõikidele küsimustele vastama. Aitäh! Aitäh, Aavo! Küsimused? Minul on siin jälle küsimus. Just, kuhu nad tuha panevad? Mul on 2 küsimust. Kui me räägime siin tuuliku võimsustest, see on maksimaalne võimsus on. Ja. See on selline võimsus, et sellise tuuliku me võime ükskõik kuhu paika panna, tema võimsus on ikka selline. Aga minu arvates tahaks näha ka veel 2 järgmist arvu. Milline on siis keskmine võimsus aasta lõikes ja milline on see garanteeritud võimsus aasta lõikes. Kui me neid asju nüüd vaatame, siis see tavaenergeetikast palju erineb. Kui me tahame saada tavaenergeetikast seal kuskil 200 megavatti võtame, tõmbame auru peale ja on see meil käes. Antud juhul nii ei ole. Ja sellepärast minu arvates, kui räägitakse siin tuuleenergeetikast, mulle meeldub veel, see oli vist eile telekas, üks suur roheline mees ütles, et meil peab olema, ma ei tea, siin 30 aasta pärast vähemalt 100% tähendab tuulega kaetud. Ja sellepärast tahaks kangesti näha, et tuulespetsialistid, taastuvenergia spetsialistid rääksid ka sellest, kuidas see ülejäänud siis ära kasutatakse, kust see tuleb. Ja, aitäh. Saate aru? Sellepärast, kui tuult ei ole, me peame selle energima kuskilt mujalt saama. Väga lihtne on öelda, et võtame naaberriikidest, aga täna oli ka juttu, et naaberriikidest ka sealt justkui võtta ei ole. Nii et tähendab, seda asja tuleks minu arvates rehkendada ja prognoosida siiski komplektselt, mitte ainult ütleme ühest punktist lähtuselt, nagu täna ma nägin, see oli puhtalt ühest punktist lähtuvalt. See on natuke liiga
kitsas. Jaa, teema oligi kitsas, et aitäh küsimuse eest, et üritasin lihtsalt teemas püsida, et rääkida tuuleenergeetikast, et selles mõttes ma olen täiesti teiega nõus, et loomulikult tuuleenergia puhul ongi see tuul, on ju. Kui tuult ei ole, siis ei ole ka mingit toodangut ja ma arvangi seda, et lihtsalt ühe konkreetse nagu energiaviisi peale toetuda kindlasti ei saa, et see peakski olema rohkem siis ütleme diversifitseeritud, et meil peab olema palju erinevaid allikaid. Palju jalgu peab olema. Palju jalgu, nii et aga mida ma tahtsin öelda, et ma olen täiesti teiega nõus, et neid numbreid mul siin ei olnud, aga ütleme, et meretuulikute puhul selge on see, et kui tuulikud lähevad kõrgemal on tuuleolud palju stabiilsemad, kui nad on madalamad ja ütleme selline keskmine kuskilt suurusjärgus ütlen, et meretuulikute puhul see kasutustegur tegelikult on see kuskil 50% ja juba edukamates kohtades isegi rohkem, et näiteks maismaa puhul ka peast ütlen, ma arvan, et Eesti Energias meil maismaa tuulikute puhul see kasutustegur on seal kuskil 23–25%, et 75 selles mõttes puudu tuult ei ole. Et kui me vaatame, et see on puhtalt tuulega seotud, sellepärast kui me vaatame selline kolmas asi, mis on hästi oluline, on siis tegelikult see nõndanimetatud tuulikute töökindlus. Et need numbrid on ikkagi väga kõrged, et me räägime siin seda, et tuulikud on kuskil, meil Eesti Energias on 97,5% ajast on tuulikud tegelikult kogu aeg töökorras. 2,5% on siis, kas on mingid rikked või on mingid hooldused, mida iganes, nii et ja sellepärast tulebki sinna mere suunas rohkem liikuda. Ja see ongi selles mõttes hea küsimus, et sa ütlesid, et see 100% tuulikute peale, see on niisugune tore lillelapse mõtlemine ja aga siis tuleb rohkem küünlaid varuda loomulikult. Päikest, siis tuleb panna päikesepaneelid. Aga küsimus oli vist siinpool, jah? Palun. Erik Puura. Mina õpetan üliõpilastele keskkonnageoloogiat ja seal alati on ka võimalikud, kuidas nüüd öelda, katastroofiteooriad. Fukushimat ei näinud keegi ette, sest see oli sellise tugevusega tsunami, mis toimus korra 1000 aasta jooksul ja inimene tavaliselt, kui ta midagi nagu planeerib, siis ta näeb ette ainult oma eluaja. See on väga paljude õnnetustega niimoodi. Ma küsin nüüd üleüldse selle taastuvenergeetika areng siis, et kas selliseid asju kusagil arvestatakse ja mind vaevavad, et ma tudengitele õpetaksin 2 asja. Et kui see, nagu see maht järjest suureneb ja suureneb, siis ei ole võimatu, et hästi külmal talvel on näiteks kogu Euroopas 3 nädalat tuulevaikust. Minu arvates ei ole see võimatu, et on mingisugune hiigelsuur kõrgrõhkkond, see ei ole võimatu, eks ole. Nii. Kas sellega kusagil strateegias on arvestatud, et mis siis nii-öelda nagu toimuma hakkab, kui on mingi -32 ka samal ajal? Või teine näide, vulkaanid on viimasel ajal väga vaiksed olnud. See tähendab, et minu hinnangul kuskil 10%-lise tõenäosusega järgmise 50 aasta jooksul võib toimuda midagi sarnast, mis oli Tambora 1815 purse, kui peale seda oli siis nii-öelda 3 aastat, kus globaalne temperatuur langes mingisugune 1,5 kraadi. Ja see puudutab nüüd päikeseenergiat, eks ole. Et kui me läheme nüüd nagu seda teed, kas me siis oleme valmis selleks, kas on mingisugused back-upid või võimsused või siis säilitame seda põlevkivi või siis Vene gaas on see, mis meid aitab või mis meid siis aitab, kui midagi sellist peaks realiseeruma? Aitäh! Jah, aitäh! Ma selle esimese küsimusele jään kohe vastuse võlgu, et ei hakka siin ka udutama lava peale, et kas on olemas strateegiates kuskil nendega arvestatud, et minul ei ole midagi silma hakanud, aga see on tegelikult selles mõttes väga hea küsimus, mille ma panen endal kõrva taha, et kui ma koju lähen. Aga ma ütlen, et ega siin ma olen selles mõttes nõus, et mida ma ka ennem ütlesin, et ühele kaardile mängida kindlasti ei tasu. Et see on nagu väga selge. Et see on nagu talupojatarkus, et ühte korvi ära kõiki muune pane, eks ole ju? No täpselt, jah. Ja, aga ma küsin su käest ise ka ühe küsimuse, kasutan seda võimalust, et kui nagu rääkida sellises üldises tasemes, et siis on kõik nagu tuule või ütleme taastuvenergia poolt. Kõik ütlevad, oi, taastuvenergia on hästi vahva. Aga kui nüüd asi läheb väga konkreetseks juba konkreetse tuulepargi rajamiseks, konkreetse näiteks tulevikus ka päikesepargi rajamiseks, siis tuleb hakata tegelema juba konkreetsete inimestega, kelle tagaõue piltlikult öeldes see asi hakkab tulema ja konkreetsete ametnikega, kes ütlevad, et räägivad sulle igasugustest piirangutest, et kuidas sina tunnetad, et kus see on meil siin väljakutsed?
no ma arvan, nagu ma ütlesin, et ma arvan, et eks neid väljakutseid saab üha rohkem olema, et kui me vaatame, et meil lihtsalt maapinda ei ole, kui me räägime maismaatuulikutest, aga ma vastaks sellele niimoodi, et ega siis lõppkokkuvõttes neid huvigruppe, keda see, ütleme siis, ütleme niimoodi, et uue võimsuse või uue tuulepargi rajamine puudutab, neid tõesti on palju. Ja ma ise olen väga suhtlemise usku inimene ja ega see muud ei ole, tulebki rääkida ja selgitada ja aru saada kõikide erinevate osapooltega, ega siis see on ju arusaadav, et nagu siin härra Hamburg ennist ütles, et tuleb leida selline mõistlik tasakaal ka keskkonna, näiteks keskkonna ja loodushoiu puhul ja ka siis ettevõtte arendamise koha pealt, et ma siiralt loodan, et ka kõik erinevad ametkonnad on Eestis ikkagi nõus ka, ma siiralt loodan. Et kuulama ka ettevõtte huve ja küll me kompromisse leiame ja ma arvan, et väga hea näide on siin ju tegelikult seesama meretuuleparkide arendamine, et mis on ju täna juba siin kestnud kuskil 10 aastat peaaegu ja ehitamiseni pole veel ju siiamaale jõutud, et mis näitabki seda, et ka ettevõttena väga palju me oleme panustanud sellesse, et teha erinevaid uuringuid, arvestada erinevate keskkonna aspektidega, suhelda, käia, vaadata, nii et ega siin midagi muud teha ei ole. Aitäh sulle, Aavo, ja veel kord, meil on väga hea meel, et meie taastuvenergia suur juht on selline ise energiat täis, et jõudu sulle! Aitäh!